teen mingisuguse video. Nii, et siin paneme praegu lõket ülesse. Vaatame, kas õnnestub. Natuke peale ka panna. 100 inimest vähemaks seal, äkki läheb. Nii, vorstid. Õlle. No näed. Ja, juba tuleb. Nii. Vaatame, siin juba lauas on. Vodkasport. Täna ööbib siin. Meid on siin täna päris palju. Miri võtab telefoni kätte, ütleb, ahaa, Marleen on kodus sõitma hakanud. Nüüd jälgivad 11. Nii, teine päev ja asume jälitama jaapanlaste tuumavarjendit. Otsime üles, kus ta on, kuskil 7,5 kilomeetri kaugusel. Nii, oleme Mõisametsa liivakarjääri juures. Oli vist siukese nimega. Siukene ilus vaade. Et rada läheb sealt kuskilt nurga tagant. Lähme sealt vasakult mööda rada. Äkki. See on siuke mets, kus võiks olla kukesein. Rada läheb sinna. Juures võin kohe öelda, et sellises maas on väga hea nagu mingi tutsi vihma üldse nagu vaadata. See ongi see, et mulle meeldib nööridega igast asja teha. Ahah. Mulle meeldiks mingi värvida seal. Saab kohe, ma oskan seda. Ja Alex teeb endale siukest korralikult, millega saaks haaklooma püüda ikkagi korralikult lõunasööki teha. Ja Anneli tõi meile super Kirjandad vett või kalja või vaadake ise, mis seal nüüd lausad. natukene ploomi, kirukat, sellist 8 pallikest. kilomeetrit. Siin kuskil loetud meetrite läheduses peaks olema jaapanlase tuumavarjend. Ma lubasin Eesti Ekspressist artikli üles otsida. See on tõenäoliselt üks osa sellest tuumavarjendist. See on nagu kui maa peal. Saksamaal käisime Hitleri varjendit, sellepärast, et see on... Ja, see on juba siin pikki aastaid vana seisnud. Nii, siit küljest on juba näha ka sissepääsu. Ma ei tea, mis see asja olemas on. Jah. Kas see suurem osa peaks maal olema? Ja. Ta lasi selle Jaapani kuulu kinnistu oli see. Ta oli seal ära ostnud ja lasi 2000. aasta paiku ehitada varjendi, mille 5 meetri sügavusel maal oleks võinud ka tuumasõja üle elada. Meest olla Eestis aga viimati nähtud 2003. aasta paiku, kui ta 10 aastaks ebasoovitavaks isikuks kuulutati. Ta läks mingi võlgade katteks, et aastate eest kinnistu Akijaamale müünud kinnisvaraärimees Hillar Viks ütles end teadvat, et jaapanlasel on Eesti riigile maksud maksmata ja töötasuta jäi ka sekretär, mis tõttu paneb kohtutäitur kinnistu müüki. Ja see oli siis 2007. aastal, see vist oli siis 2 miljonit krooni oli allhind. Turvatuba või mis iganes või see on mingi reservuaar üldse. Hoia, kui näete, see on päris sügav. Ja. See põhi on ikka päris sügav. Üle poole pealt saadi
no 5 meetrit. Püsti saab seal all käia. Maa alla. ikka väga ulme mõelda lihtsalt, et kunagi keegi lihtsalt hakkas sellise mõttega üldse ehitama ja nii et me näeme ainult seda maapealset osa nagu seal seenet. oli kirjas, et ta on 5 meetrit või nagu alla Okei. või mis seal oli. see peab sügavam ju olema, kui ta Pritsetama kahekordse aiaga, mille vahel oleksid ringi jooksnud verekoerad ja turvamehed sõitnud ATV-ga. suures hullustas. Lennukad ideed. ei no vaata, kui see juba ette on võetud, siis on võetud nagu südamega, eks ole, jaa. niisama siia ühte putkat ehitan. et ikka ta on võtnud jah, täie tõsisusega. muidugi teie Songermaa on sellest ajast siin, kui see Tea, õigsked jäljed, eks ju. Ja tõenäoliselt on siin metsa käidud tegemas. mis sellest inimesest sai. No ilmselt see krunt ikkagi müüdi ära. no nii. Põhimõtteliselt valmis do it yourself piirduse põleti. Proovime, kas saame patareiga teha tuld. Panen nätsupaberi kummalisega poole. Kõik ei pruugi selleks sobida. Läheb soojemaks ka. Patarei iseenesest läheb. Patarei ise vist on, ta juba enne on vist nagu kuum. Aga me ei anna alla ja proovime õllepurgiga, et paneme selle ja patareiga, et kuidas sellega sobib. Ei, ta ei lähe nagu.